ma arvan, et kasutan see võimalus, et edastada tervitusi Dr. Jonathan poolt. Rääkides temaga telefoni teel, ta ütles niiviisi, et edastada tervised teile ka ja et ta pani selle asja niiviisi. Ütle neile, et nad seaksid ennast hästi valmis selleks, mis Jumal tahab teha, sellepärast, et ma tulen tagasi. Aga ma tulen tagasi õigel ajal ja see tähendab ka niiviisi, et mis meie oleme määratud saama läbi selle teenistuse on tingitud ka sellest, mismoodi meie praegu üldse võtame see kätte, mis Jumal annab meile. Sellest, et ikkagi see on rohkem kui lihtsalt nälg kuulda midagi, mis määrab või mõjub, kui palju sa saad Jumala käest. See on väga-väga tähtis, et see valgus, mis tuleb, võtta selle väga tõsiselt. Las ma võib-olla korraks lõpetan selle väikse kirja, mis ta saatis. Ma lihtsalt lisan paar asja siin veel, enne kui me läheme edasi. Et Jumal siis äratab selliseid töötegijaid, kellel on üks tõeline kirg, et ehitada tema koda. Ja see räägib mitte ainult need, kes on nii-öelda nagu juhtkonnas, aga iga kõõluse kaasabil, nagu Paulus väljendas seda asja. Ja kui ehitajad ehitavad täpsusega ja sellises kires ka, kus me mõistame, et aeg on hilja, võimaldab sellist armu, kus vaenlane lihtsalt saab nagu eemale pühitud. Saad aru, et usk on sul südamest. Ja kui su süda ei ole asja sees, sul ei ole piibellikke usku ka. Sul ei ole usku lihtsalt, et sa ütled, et Jumal teeb. Aga usk on see, et kui see asi on südames ja sa võtad selle usus vastu, aga siis su terve elu võtab sellise kalduvuse ka, sest et usk ilma tegudeta on amen. So see, mis sa teed, tegelikult näitab, et sul on piibellikke usk. Siis ta väljendas sellist asja, et jälle, ütleme kõik koos side, iga ühega vastastik selline omavahel. Ta ütles, et see lisab väga tugevasti või tugevalt nagu sellele, mis Jumal teeb. Ja Jumal emaldab ka need, kes on kasutud inimesed, et nad ei leidu koguduses. Nad ei ole need, kellel ei ole midagi teha või need, kes on lihtsalt rumalad nende seas, kes on rakenduses ja isuga teevad midagi. Ja siis viljakas siis koosseis koguduses. Ta ütles siis, et need, kas that makes sense what I just said? Kas see tuli esile piisavalt selgelt? Okay. Vaata, ma küsin lihtsalt, et need, kes tulevad meie kogudustesse, nad siis lisavad väärtust kojale ja nad saavad olema siis, ütleme nagu vaimulikult siis otstarbekad, sest et saad aru, seal ei ole kasutuid liikmed. Sinu ihus ka samamoodi, et iga osa teeb midagi, isegi asjad, seal on võib-olla mõni asi, mis arst ei saa aru, mis ta teeb. Aastaid tagasi seal on nagu mõned asjad olid sellised küsimärgid ja hiljem avastate, et seal on ikkagi mingi asi, sest et see kasutuid asju pole olemas ja eriti Kristuse ihus ei ole niiviisi. Mis veel ta ütles nii, et seal saab olema inimesed läkitatud meie kogudustesse ja neil on, Jumal on pannud nende sisse selline veendumus, sest et nad on tõesti läkitatud olla osa meie eludest ja see saatus või see pärand, mis meil on Jumala käest, et nad on osalised selles ja nende side siis meiega on siis Jumalast antud ja nad on läkitatud meie juurde, et kinnitada ja tagada, et meie koguduse kasv on kiirendatud õieti ja et see vili siis tuleb esile. Korraks vaatame ühte asja siin. Esimene ajaraamat, peatükk 11. Kui me räägime sidest, saad aru, seal on siis side, mis on vaimust vaimu Jumalaga. Ja see, kui sa tuled tema osadusse, ükskõik kas see on ülistuse ajal või sa oled tema sõnas, kui su meel on suunatud, et ammutada Jumala käest, siis Jumal otseselt vaimust vaimu, ta kannab asju üle sinu ellu ja sa saad rohkem ja rohkem täis vaimu. Ta tuleb sinu ellu, ta külastab, ta osadus tuleb sügavamalt. Ühest küljest Jeesus elab su sees kogu aeg. Teisest küljest seal on tasemed, kui täis vaimu me oleme. Ja see on üks asi, siis meil on vaja, et meie oleme pidevalt täis vaimu. See on üks selline ülesanne, mis meil on iga päev. Piibel ütleb niiviisi Efeslaste kirjas, et saage täis vaimu. Mis me teeme korraks? Me oleme pirukad ära söönud, see ei ole väga suur söök, aga korraks tõuseme üles ja lihtsalt täname Issandat selle eest, et tema vaim elab meie sees, et täita meid. Me täname sind, Issand, selle eest. Vägev oled sina. Tänu sulle, Issand. Me austame sind selle eest, et su vaim tegutseb meie sees, olles sinu osaduses. Ja Isa, vahendite kaudu, mis sa oled andnud meile. Isa, me täname sind, et su vaim panustab ja annab meile, ehitab meid, valmistab meid selleks, mis sul on
mõttes teha meie eludes. Me kiidame sind selle eest nüüd Jeesuse Kristuse nimel. Austame sind selle eest. Halleluuja. Oh, halleluuja, halleluuja, halleluuja. Tänu sulle, issand Jeesus. Tänu sulle, issand Jeesus. Me ülistame sind. Me ei võta kerge meelselt, et meil on see võime tulla sinu osadusse ükskõik mis kell, ükskõik mis päev. Et koheselt, kui me astume sinu osadusse, sinu vaim nagu teisel viisil tuleb alla. Nii nagu Apostelide raamatus on kirjas pandud niiviisi ka, et su vaim tuli alla ja nad said võitud ülalt. Me täname sind selle eest, et su vaim elab meie sees, aga me täname sind ka, et sa tuled ülalt, sa võiad meid, sa tuled ja täidad meid värskelt ja me täname sind selle eest, sest me tahame, et meie kui vaimud, meie kui anumed, me oleksime täis õiget asja. Et meie kui astja, me ei ole tabatav igast võõrast vaimust ja mõjust, ei kartus, ei rüvedad asjad, ei ebakindlus, ebastabiilsus, ei haigus, ei sellised asjad, vaid me paneme keelumärgi ette, et sellised asjad, mis on pimedusest, nad jäävad välja, me ütleme niiviisi Jeesuse nimel, et me seisame vastu kuratile. Me pühendame ennast Jumalale, me seisame vastu kuratile ja sinu sõna ütleb siis tema põgeneb. Me täname sind, isa, siis selle eest. Ehita meid tugevasti. Me kiidame sind selle eest nüüd Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Ja te võite siis istuda. Halleluuja. Ma ei usu, et me vaatame esimene ajaraamat praegu, sest et see viib meid natukene enneaegselt ühte suunda. Ja see võib-olla ei mahu selle ajavahemiku sisse praegu niikuinii hetkel. Halleluuja. So, pange kirja ka need sellised laused, need lähevad kokku selle mõttega siin praegu, need on head, inspireerivad mõtted, osate natukene võib-olla šokeeriva nagu mõte. Kirjuta üles, iga elu, mis on väljastpoolt Jumala tahet on patt. Iga eluvorm, iga elusuund, iga elu igatsus ja pürgimine, mis on väljastpoolt Jumala tahet, on patt. Ja sa võid lisada sellele, et iga selline loomus, mis on Jumala vaimu ja töö vastane, iga selline loomus üritab toota üks uus liiki suund või elu sinu sees. Iga loomus, mis on Jumala sõna ja vaimu töö vastu, üritab luua üks uus suund või elu sinus, mis hakkab siis omalt poolt sõdima sinu liikmetes, nagu Piibel ütleb niiviisi, et hing või liha sõdib vaimu vastu ja vaim liha vastu, Galatia 5. Keegi ütleb niiviisi, me elame lihas, mis siis teha? Piibel ütleb selgelt niiviisi, et käige vaimus, siis te ei täida liha himusid. Piibel ütleb, et saage täis vaimu. Ühesõnaga, kui siin on kaks kaminat, üks on lihakamin, teine on vaimukamin, viska oma puud vaimukaminasse. Amen. Mis tuli, sa tahad, et oleks suurem ja võtaks võimu ja juhiks sind, sest et kus see valgus ja energia tuleb, see hakkab sind mõjutama ja seda sa näed. Teatud valgused toovad esile teatud asju. Inimene, kes toidab ennast valede asjadega, ta võib lihtsalt läheb vales suunas omadega. Halleluuja. So, sa pead siis sõdima selliste loomuste ja sõnade vastu, mis tuleb su vastu. Võtame isegi näiteks üks nendest on, see võib olla lihtsalt kartus tuleviku kohta. Kartus, et sa ei soeta lapsi, kartus, et sa ei abielu, kartus, et sa ei täida oma kutse, kartus, et sa jääd finantslikult hätta, kartus, et Jumal äkki lahkub sinust või kartus, et sa langed ära või kartus, et sa jääd haigeks vanas eas või noores eas või keskeas. Seal võib olla hukkamõistmine. Kõik need asjad hakkavad sõdima ja õõnestama su positsiooni. Sinu vaimne jõud annab sulle see võime, et lükata eemale neid asju.
kas sa oled kunagi olnud sellises positsioonis, et sa tead põhimõtteliselt, ma pean sõitlema seda asja ja hoidma sellest kinni, mis on hea, aga kuidagi sa ei jaksa. See, et sa ei jaksa, see tõestab, et sa ei ole piisavalt täis vaimu. Et see vaimne ahi nii-öelda, sul ei ole piisavalt kütet sees, see jõud ei ole piisavalt suur olnud. Ja see ei aita lihtsalt, et keegi paneb käed su peale iga reede õhtu või nagu koosolek mingi suke. Seal mingi nagu spetskonverents, mõned nagu elavad nagu allveelaev, nad langevad nii põhja. Ja nagu see periskoop tuleb üles niiviisi, nagu kui tuleb konverents esile, siis nad saavad oma panuse Jumala käest ja nad on siis vee peal rõõmsalt seal natukest aega ja siis asi hakkab vajuma jälle põhja. Okei? So me taha olla nagu allveelaevad selle koha pealt. Amen? Me taha olla nagu kotkad. Hallelujah. So, see, mismoodi sa oled haagitud taevaga, tagab, et su vaimus on õige asi kasvamas. Halleluja. Mismoodi sa ülistad? Mis kirega sa ülistad? Mis kirega sa igatsed Jumala järgi? Piibel ütleb, hüüa mu poole, ma näitan sulle suure vägevad asju, mida sa veel ei tea. Asi on, kui Jumal hakkab ilmutama sulle asju, see õhutab sind ja sa muutud teiseks inimeseks samaaegselt. Sa ei saa lihtsalt informeeritud. Kui Jumal tuleb, ta ei lihtsalt informeeri sind, ta teeb midagi su sees, mis uuendab su visioon, su kirg tõuseb, su jõud tõuseb, et saavutada seda asja samaaegselt. Ja see on tähtis, so me tahame olla haagitud. Ja ma ei tahaks, et saad aru, et kõik, mis ei ole haagitud taevaga, seal ei ole taeva autoriteet või meelevald selle taga. Selle tõttu ma ei tahaks ka, et mu koguduses oleks lastetöötegijad, kes ei ole haagitud taevaga, sest et mida nad pakuvad noortele. See on tähtis, kui meie kui lapsevanemad, see on tähtis, kui meie kui koguduse liikmed, et me kanname Jumalat endaga kaasas. Et kui me puutume kontakti inimestega, see ei ole mingisugune selline nagu, isegi ärimaailmas, see ei ole lihtsalt üks selline kuidagi viisi, et ma astun selle inimese kaela peale, et saada, mis ma päriselt tahan, aga jah, sa võid arukalt äri teha. Aga samas nad peavad nägema, et seal ei ole ühtegi kõverat joont. Jumal tahab äratada üldse ka selliseid, kes ta tõstaks. Seal on 4 suurt nagu võimupositsiooni maailmas. Üks on poliitiline, teine on finantslik, 3 hariduslik ja 4 on sotsiaalne. Need on sellised võimupositsioonid. Inimesed nendes positsioonides, nendes positsioonides, neil on suur mõju üle ühiskonna. Piibli ajal me nägime, kuidas Jumal äratas üles inimesed, et ta paneks nad sellise positsiooni, et tema rahval oleks hea ja et valgust tuua paganaile. See asi toimub praegu ja Jumal tahab seda asja teha. Ta ei saa seda teha lihtsalt, et meil on üks väline haridus. Mõnes valdkonnas sul on see väline haridus niikuinii vaja. Aga nii või teisiti, sul on vaja, et Jumal on su sees. Saad aru, et isegi Daniel, ta tõusis sellise, ta muutis tegelikult, ta ülendati positsioonile, kus ta oli põhimõtteliselt asepresident üle impeeriumi. Joosep samamoodi. Joosep ja Daniel mõlemad läbi ühe vaimuanni. Ütleme kõik koos, üks vaimuand. Me näeme Piiblis, kuidas üks vaimuand tõi üks inimene päästmisele, kes nagu mõtles, et see inimene lihtsalt rüüstab kogudust ja lihtsalt ei tea, mis sellest inimesest saab. Teised inimesed, seal on üks vaimuand, mis tõid isegi tähtsad suursugused Jumala juurde. Piibel ütleb Jeesaja raamatus, tõuske paiske, su valgus tuleb, sest et pilkane pimedus on üle rahvaste, aga Jumala valgus, Jumala auhiilgus koidab üle teie. Ja see ütleb, et rahvad tulevad su valguse juure ja kuningad aupaistuse juure, mis sinus kumab. See ei ütle niiviisi, et see aupaistus tuleb ainult evangelistide juure, ainult apostlite juure. Nad tulevad koguduse juurde. So seal on midagi, mis on väga näha koguduses. Ja nüüd, kui me räägime edasi, me vaatame siis, kuidas Jumal üritab seda asja saavutada. Just enne, kui me teeme, las ma ütlen, nagu, siin on paar sümptomid veel, et asi on võib-olla, et sa ei ole piisavalt haagitud või sa ei ole piisavalt täis vaimu.
Kui sinu vaim reageerib kuidagi väga, kuidas ütelda, kas see on üks eesti sõna flegmaatiline? Kui su vaim reageerib väga flegmaatiliselt, keegi küsib, mis see sõna tähendab, see on 50 sendine selline sõna, mis tähendab, et su vaim on nagu ärja ila. Tähendab, ta lihtsalt ei reageeri. Jumal teeb asju ja see kuidagi nagu teised ülistavad ja annavad oma parima ja see inimene nagu film on tehtud ohtralt sellistest inimestest, kes on sellised nagu kuidagi autismadega niiviisi. Et nad ei saa aru, nad lihtsalt nagu, kõik elu toimub ümberringi ja nad on kuidagi sellised nagu nii. Nad ei saa pihta, mis toimub seal ümberringi. Ja vahel on sellised koomikud ja mis iganes. Aga Jumal tahab, et kui tema sõna läheb esile, et me oleme nobe tabama, et mis Jumal on rääkimas. Et kui me tuleme kokku, me oleme nobe haarama kinni sellest, mis Jumal tahab anda. Sest et see, mis moodi me teeme, seda määrab, kui palju me saame Jumala käest. Või kas me üldse saame midagi Jumala käest. See on tähtis. Ma ei taha, et kunagi tekiks selline asi, et kui teised näevad, ma ei näe. Teised kuulevad, ma ei kuule. Sest et Jumal tahab tuua meid sellise kohta, kus me oleme nii haakunud ja nii täis Jumala vaimu, nii täis teda, keda me tahame kuulda ja kellest me tahame olla juhitud, et see ei ole enam raske kuulda. Teine sümptom on ka, et sa tahad teada Jumala tahet, et mis Jumala tahe on ja kuidagi üks ebameeldiv ajavahemik läheb mööda ja kuidagi viises ikka ei saa pihta, mis Jumal nagu tahaks. See tähendab, et miski ei ole piisavalt terav. Et see on aeg, et nagu haakuda Jumalaga. Me räägime, et haakumine algab sellega, et vaimu niiviisi Jumalaga. Ja see koos tema sõnaga. Aga siis see haakumine läheb sügavamaks niiviisi, et Jumala plaan su elu kohta tagab, et sina oled ehitatud ja meie korporatiivselt oleme ehitatud niiviisi, et meie kollektiivselt oleme haakunud Jumala plaaniga ja see asi läheb palju jõulisemaks. Nüüd vaatame korraks Galaatia 1. peatükk. Halleluuja. Kui meie elu ei ole täpselt Jumala ees, siis seal on isegi inimesed, keda me lihtsalt ei kohta, keda me peaksime kohtama. See oleks väga kurb. Õnnistused, mis ei tule meile sellepärast, et meil lihtsalt ei olnud positsioonis. See on nagu Jumal saadab kedagi, kes oleks lihtsalt üks kuldne abi ühes asjas või seal on raha, mis peaks tulema, isegi tervis, mis peaks tulema, aga sa ei olnud kohal. Ja see asi lihtsalt nagu läheb mööda. Me tahame olla positsioonis, et need üllatused, mis Jumal tahab tuua, et need ei lähe meist mööda. See on üks selline hingeline elu, kus meie vaimud on kuidagi tagaplaanis, see sulgeb palju asju välja ja kui sa oled frustreeritud oma usueluga, see tähendab, et sa ei ole piisavalt täis vaimu ka. Nüüd, lähme ja vaatame siis Galaatia 1. peatüki. Me võiksime väga palju aega võtta lihtsalt isiklikul tasandil, kuidas saada täis vaimu. Ma annan teile mõned kirjakohad ja nagu Efeslaste 5, Psalm 17-19. Mõned neid asju on vaja seletada võib-olla lahti, aga üldiselt, kui sa veedad aega ülistades, sa veedad aega Jumalaga, sa isegi teed luuletused issandale ja lihtsalt kuulutad oma südamest asju, mis sa tahad. Kõik see tegevus issanda ees, see hakkab täitma sind. Jumala vaim tuleb ligi, ta hakkab sind täitma. Kui sa loed Jumala sõna näljaselt, et toituda sellega, siis Jumala vaim hakkab täitma sind ja sa saad täis. Nüüd, Galaatia 1.16. Psalm 15, aga kui olin sellele meelepärane, kes mind mu ema ihust valis ja oma armu läbi kutsus ilmutada minus oma poega, et ma kuulutaksin teda paganate seas, siis ma ei hakanud kohe, lihtsalt peatame siin. Ilmutada minus oma poega, et ma kuulutaksin teda. Ütleme kõik koos, ilmutada minus. Keegi küsib, et mismoodi ma peaksin lähenema Jumala sõnasse. See on see,
et see raamat võiks kõnetada sind, et sa näed, mis see sõna ütleb niiviisi, et olles sõna tegija, see sõna saab lihaks sinu sees. Jeesus on elav sõna. See sõna on kirjutatud sõna. Kui see, mis on siin, see saab ellu panna ja rakendatud sinu elus, siis üks osa Jeesusest on kuju võtnud sinu sees. See, mis näljaga sa lähened Jumala sõnale, see määrab, kui palju sa saad Jumala käest selgust, ilmutust, sest et isegi kui see ei ole otsene üks asi, mis sul on vaja rakendada ja käiku panna, aga see on üks asi, mis ilmutab üks tahk või üks tähtis asi Jumala kuningriigis või temast, et usk hakkab kasvama sinu sees. See on, mis see tähendab, et saada üles ehitatud. See on, mis see tähendab, et saada siis lõppude lõpuks Kristuse sarnaseks. Sest et see eesmärk on, et saada Jeesuse sarnaseks. Tema eesmärk ei ole lihtsalt, et seal oleks üks tuba täis vaimsed beebisid, vaid et me saame täis kasvanuks, targaks ja osavaks nagu Jeesus. Kes teab, et 12 jüngrid on parem kui 5000, kellel on lutupudel suus, kui on sõtta mineku aeg. Amen. 12 tõsist sõdurit, see on tähtsam. Kui see evangeelium oleks lihtsalt jagatud suurele massile Jeesuse ajal, tõenäoliselt sina ja mina ei oleks siin. Sest et need, kes läksid esile, neil oli üks piisavalt jõud, et tegutseda. Lähme korraks edasi ja vaatame siis Galaatia 2:20. Mõned asjad siin sõnas. Ja see ütleb siin, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese andnud minu eest. Keegi küsib, kas on võimalik sedasi elada, kui sa ei ole näiteks nagu jutlustaja täisajalikult? Kas kellelgi on kunagi olnud see küsimus? Mul vanasti oli. Ma ei olnud jutlustaja aastaid, enne kui lõpuks Jumal näitas, et see oli aeg, et minna seda suuna. Aga saad aru, et Paulusel oli ka maine töökoht väga palju tema eluajast. Ja samas see kehtis samal ajal ja siis kui teistel aegadel. Kui see ütleb siin niiviisi, Salm 20 jälle, 2:20, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. See tähendab, et see üles tõusnud Jeesus, see tähendab, et Jeesus oma väega on saanud suurema positsiooni, et ta võib elada välja oma liiki elu läbi Pauluse. See tähendab, et Paulus oli täis Jumala vaimu. See tähendas, et see elu, mis oli tema sõnas, et see sai kuju temas. So kui me räägime Jeesuse sarnaseks saamisest, me räägime kahest asjast kindlasti ja see on see esmalt, et tema sõna saab välja elatud meie sees. Ma tean, see on kõige klassikaliselt üks tüüpiliselt nagu raskem aeg jagada peale, kui see on nagu hilja peale lõunat aga kas te võite nagu haarata sellest kinni veel mõned minutid, enne kui me võtame siis selle pikema vaheaja? So, et see sõna saab lihaks meie sees. Kui sa uurid, mis Jeesus ütles evangeeliumides, kui sa uurid, mis Paulus ütles niiviisi, et see, mis on võimalik rakendada, sa rakendad ja hakkad seda tegema, et sa oled sõna tegija. See, mis tuleb uskuda ja võtta vastu, et see on niiviisi, sa lihtsalt võtad meelega usu vastu ja sa väldid iga loomus ja iga sõna ja iga hääl, mis ütleb vastupidiselt. Nagu Piibel ütleb, ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Kui hääled ütlevad niiviisi, et sa ei suuda hakkama saada selles asja, siis sa pead kindlaks tegema esmalt, kas sa ehitad mustri järgi, kas sa ehitad oma elu niiviisi, et Jeesuse sõna, et tema ehitab su elu. Sest et Jeesus tahab sekkuda su abieluga, ta tahab sekkuda su finantsasjadega, ta tahab sekkuda iga asjaga, mis sul on vaja teha. Ja kui tema ehitab selle ja kui sina võtad vastu selle valguse ja teadmise tema sõnast ja see, mis Jumal toob sulle selguse asjade kohta ja sa rakendad seda, ehitades tema disaini mööda,
Sa saad aru, sa võid oma abielu ehitada ka, et see saaks ehitatud täpsusega Jumala sõna järgi. So kui Piibel ütleb niiviisi, et mees kohtleb naist nagu nõrgemat astjat, see ei tähenda, et ta on nõrgem mentaalselt. Mõni mees võib-olla arvab. See ei tähenda isegi emotsionaalselt või hinge poolt, ütleme nagu nõrgem, ta on võib-olla just pigem tugevam. Füüsiliselt võib-olla. Tavaliselt ei ole naised need, kes oma hammastega tõmbavad mingi reka nagu nende taga, kui on nagu sellised suured nagu asjad. Sumud üldiselt naised ei ole ka. Ja mehed selle kohta, milline mõte, mehed mõtlevad selle kohta aamen ja aamen. On ju? Kuidas ma sattusin sihukese mõtte peale? Ma ei ole kunagi mõelnud selle asja, üks naissumu. Ei ole kunagi mõelnud selle asja peale. Loodame, et see on viimane kord. See, kus me olime, kerime tagasi, kus seame ennast nagu... Ja, see kui Piibel ütleb niiviisi, või et olla allaheitlik üks teisele. Kui me teeme seda, siis me oleme rakendanud üks külge, üks tahk Jeesuse iseloomust ja Kristus on saanud kuju meie sees. Ja mida rohkem see toimub, me saame üles ehitatud, Jumala vaim tõmbab ligi, sellepärast et kõik, mis on Jeesuse pärane, Jumala vaimul meeldib ja ta tõmbab ligi. Sest Piibel ütleb, et seal on asju, mis me saame teha, mis tõmbavad Jumala vaimu ligi, tema osaduse ligi. Seal on asju, mis me saame teha, mis vastupidiselt peletab tema eemale. So ma ei taha, et Jumal oleks peletatud eemale, kui mul on vaja tema käest abi saada. Sest sa võid paluda ja kui tema on eemale peletatud, kui tuleb üks hääl selgitades, mida teha, see ei pruugi ollagi Jumal. Sellepärast, kes sa oled, mismoodi sa elad, on absoluutselt ankur ja tähtsaim asi. Et tagada, et sa ei kuulatu, ei ole mõjutatud valedest häältest ja mõjudest, vaid sa saad edasi minna Jumala tahtega ja see, mis kaldub tulema sinu juurde, on selge pilt sellest, mis Jumal tahab. Amen. So, kas me jätsime midagi lahti siin mingi mõte? Ma ei tea, kas me jätsime. So, sõna tegija. Iga kord, kui Piibel ütleb, hoia oma koht siin korraks, Galaati 2, keerame korraks Filippia kirja. Filippia, teine peatükk. Me sattusime isegi selle sama kirja juurde siin, ma võib-olla vaatame siis Salm 13 enne. Sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele. Miks see on, et kui Jeesus ehitab kogudus, pöörguväravad ei suuda seista selle asja vastu? Miks see on, et me oleme sageli näinud inimesi, vaatavad kohati ennast ka, et tundub, et meil kuidagi viisi libiseme tagasi ja jälle kuidagi rabeleme ja siis jälle libiseme tagasi ja kuidagi viisi meie vaimne elu on rohkem maas kui üleval. Ja nende mõtetega, miks see on, et Vanas Testamendis Jeremia väljendas seda asja niiviisi, tervenda meid meie tagasi langemistest. Oli see printsiip ainult Vana Testamendi jaoks? Mis see ütleb meile? Ma ei usu, et see ütleb niiviisi, et meil on vaja palve järjekord teha niiviisi, et kõik, kes ei taha ära langeda või vajuda, et tulge ette, me paneme käesu peale. Aga ma arvan, et see ütleb, et Jumal võib sind aidata, ehk siis tervendada, ehk siis panustada, et sina ei lange tagasi. Jumal on su päästja, Jumal on su aitaja, Jumal on su varustaja, Jumal ta annab see, mis iganes sul on vaja. Tegelikult Efestlaste 1:3 ütleb, kõik, mis sul on vaja eluks ja Jumala kartuseks, on juba antud sulle Kristuses Jeesuses. So ta aitab sind ligipääsu saada sellesse, ta aitab selle kätte saada sulle.
see järgmine osa, kus me nüüd läheme, ma arvan, see on magus, sellepärast, et see võtab see surve meie pealt ära, sest me avastame, Jumal on mitte ainult meie poolt, ta on juba varustamas neid asju, mis meil on vaja ja see, et kasvada armus, et kasvada nendes asjades, kasvada andis kõik, et see ei ole asi, mis kuidagi viisi me peame punnitama, pingutama, sellisel viisil meil on vaja uskuda ja võtta vastu, teha, mis valgus tuleb, aga Jumal on see, kes aktiivselt teeb. Nüüd vaata isegi see kirjakoht siin, see on fantastiline kirjakoht. Vaata, mis see ütleb, sest Jumal on see, kes teis on tegev. Ütleme, Jumal on meie sees tegev. Et te tahate ja tegutsete. Wow! Kas Jumal on nii tegev, et ta võib isegi tahe panna minu sisse? Mõned on seismas siin, tead, mul ei isegi tahe ülistada. Mul on kuidagi, ma olen nii kuiv olnud, nii kaua, et mul on nagu raske seda teha ja nagu pole isegi isu selleks, et kuidagi nagu see on nagu käeväänamine, et kuidagi astuda selle asja sisse. Mõnedel on see, et nagu astuda Jumala osadusse lihtsalt sõnas. Mõni ülistab ja palvetab kergesti, aga olles sõnas, see on nagu jube raske, see kuidagi viisi nii on nagu vastu voolu minekut, see on nagu ronid kõrgest mäest ja jaksu polegi. Sul ei ole vaja inimlikku jaksu, sul on vaja taevalikku jaksu. Sul on vaja arm taevast. Ja edaspidi me räägime, kuidas see arm lülitab sisse mitmel kihil, mitmel tasandil. Aga me räägime sellest printsiibist algselt siin praegu. Siin ei ole üks viis, kuidas kiirustada niiviisi. Me lihtsalt jõuame, kus me jõuame. Aga me peame lihtsalt, ma ei taha jätta, sa võid võtta kellegi käest kinni ja jooksa nii kiiresti, sa lihtsalt jätad ta maha, eks ole. Me ei taha seda teha, me tahame, et me kõik lähme ümber selle lauda ja siis lauda sisse koos. Laud, laudaks, aga tähendab, et halleluuja. So tema on siis see, kes on tegev. Ta on siis see, kes on nii tegev, et me tahame ja tegutseme, et me tegutseme siis tema hea meele järele. Me võime nii tegutseda. Keegi küsib, kuidas me selle saame? Me võime paluda seda ja uskuda. Me võime ka mitmed teisi asju teha, nagu me varsti näeme, kus Jumal automaatselt hakkab seda tegema, ilma et me isegi palume seda. See on, kus asi läheb paremaks. Jumal ei ole määranud, et me elaksime niiviisi haigena ja jälle palume, et kuidagi viisi saame tervise kätte ja siis vajume jälle haigusesse ja jälle palume. Parem on see, et lihtsalt jääda terveks. See on Jumala plaan tegelikult. See on. Ja see on teostatav. See päriselt on teostatav. Lähme korraks tagasi, vaatame siin. See ütleb siis niiviisi, et me siis tegutseme tema hea meele järele. Tehke kõik nurisemata ja kaksipidi mõtlemata. Esmalt on, mis Jumal teeb, aga siis see annab meile ühe sellise käsu. Mida sa teed selle käsuga? See käsk on esmalt, ta on kontekstis, ta on täpselt vastastikus või täpselt kõrvuti selle esimese käsuga. Või mitte käsuga, aga see, mis Jumal tahab teha. See tähendab, et kui me tahame olla sõna tegijad, kui me tahame tagada, et Jumal, ta ei ole seotud, et meil on vaja vaadata selliseid asju, avastada neid, sest ma arvan ausalt, see on üks kirjakoht, mis läheb kuidagi viisi tegemata. Mul oli selline raamat, mis vaikselt koostan ka. 101 asja, see on sellised raamatud olemas, 101 seda ja 111. 101 asja, mis kõige rohkemal määral jääb tegemata või kus inimesed on sõna kuulmatu sellele asjale. Okay. Üks on see, et kui te satute mitmesugustesse raskustesse, nagu Jakobuse esimene peatükk, Salm 2, et pidage lausa rõõmuks, mu vennad. Vaatame naabri poole ja ütlen, millal sa viimaselt seda tegid. Pidage lausa rõõmuks, kui sa satsud mitmesugustesse kiusatustesse ja raskustesse või võitlustesse. Saad aru, ta ei oleks selline, inimlikult sa ei hakka niiviisi reageerima. Inimlikult sa protestid, sa nurised, teed mis tahes. Siin ütleb nii, tehke kõik nurisemata ja kaksipidi mõtlemata. Kui see ütleb tehke nii, siis see tähendab, et sa võid. Sa võid tulla Jumala juurde ja ütelda, tead mis, inimlikult mul ei ole selline ressurss. Ma ei tea, kuidas sellega peale hakkama saada. Aga kui sa ütled, et teha seda, siis yes, sir, ma teen. Sa ütled, et tehke kõik nurisemata. Yes, sir, nurisemata, sir.
Ma olen näinud selliseid Ameerika sõjafilme või Inglismaa sõjafilme. Saad aru? Sa pead suhtuma niiviisi. Kui Jumal ütleb ja käsib, siis sa võid, sa pead, sa suudad. Kaksipidi pead ütlema, yes, sir! Siis sa võid tsiteerida tagasi, sest on kirjutatud. See, kes palub, ta peab uskuma, et ta saab, sest et kui ta on kaksipidi mõtlemisega, ära lase see inimene mõelda, et ta saab midagi Jumala käest. Jumal ei ütlenud seda nagu paha pärast, see on lihtsalt vaimne seadus, ta lihtsalt informeeris meid, et kui teed nii, siis kukub läbi. Oled siin. So, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatumad Jumala lapsed. Wow. Et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatumad. See tähendab, et kui me ei tee seda, kui me ei rakenda seda, siis seal on miski, kus tegelikult me ei ole puhtad ja laitmatud nagu peame. Oleme veel kristlased? Jaa. Kas Jeesus armastab meid? Jaa. Aga iga testi või eksami, mis sa läbid, sa saad palga selle eest. See, kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et ta on ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Üks viis, kuidas otsida Jumalat, tead, on see, et kui Jumal annab sulle midagi, sa võtad selle. Ütled, et ma teen. Vaatame edasi korraks. Galaatia 4. peatükk. Ma ei tea, kas me jõuame sinna enne õhtust nüüd, et õhtune koosolek võib-olla süveneme sellesse, mis puudutab meie terved nagu elud, kutsed, annid, ja kuidas see mängib välja kõiges selles. Ja ma väga ootan seda. Aga vaatame siin Galaatia 4.19. See ütleb siin, mu lapsukesed, kellede pärast ma nüüd jälle olen lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Hoia selle mõttega korraks ja keerake Kolosslaste 4. peatüki. See ei ole palvekonferents. Aga samas mõni inimene ei ole positsioonis oma otsuste pärast. Mõni inimene on nii nõrk, et see tundub nagu ta ei suuda ennast aidata enam. Kui sina tunned, et see on sina, sa võid hüüda Jumala poole, sa võid öelda kellelegi, et ta paluks su eest, aga sa pead teadma, et sina suudad kõik tema läbi, kes sind armastab, on andnud oma elu su eest, et sa oleks edukas. Ei ole ükski selline situatsioon, mis tegelikult sa oled kutsutud tegema, mis sa ei suudaks teha. See usk ja veendumus, see läbimurdev mõttelaad, mis ütleb niiviisi, kui Jumal on käskinud mind midagi teha, see tähendab, et ma suudan ja tegelikult ma pean, sest ma tahan olla tema meelt mööda, kes on mind kutsunud. Ja mis veel, need asjad mõjutavad, kui palju tema arm tuleb ligi. Ja me näeme peatselt ka niiviisi, et mis määral me oleme isiklikud üles ehitatud Kristuses ja mis määral me oleme kollektiivselt, siis veel enam. Sest saad aru, me räägime läbimurdvaist kristlasest. Ja me oleme rääkinud valitsevatest kogudustest. Üks kogudus, mis on piisavalt tugev omas riigis, sfääris, rajoonis, et murda läbi üks konkreetne tee, et Jumal võiks tulla ja raputada ja külastada ühte osariiki või ühte riiki või ühte territooriumit. Aga saad aru, et üks läbimurdev kogudus on ainult nii tugev, kui need lülid, millest see kett koosneb. Amen. Tähendab, see on võib-olla halb pilt, sellepärast, et igas kogudus on võib-olla nagu mõned, kes on võib-olla nõrgemad ja nad ei ole kindel, mida nad peaksid päriselt tegema. Aga kui seal on piisavalt palju tugevaid, kes on veendunud, kes Kristus on saanud kuju nende sees, nende kokku pandud jõud saab tõsiselt mõjutada olukorda. Amen. So, me räägime, et me oleme oodanud Jumalat, et Jumal hakkab ärkamist lihtsalt välja valama. Mõni ärkamine, mis on minevikus toimunud, Jumal on lasknud see toimunud lihtsalt sellepärast, et seal on igatsus, tahe, palve ja nii edasi, on murdnud läbi need saatanlikud väed ja inimesed on hakanud igatsema ja Jumal hakkab midagi tegema, aga Jumalal on midagi rohkem mõttes selle viimse aja ärkamisega. Halloo, tal on.
oleks see ainult imed ja selline laadi ärkamine, ta võiks seda uuesti teha iga kell. Aga tal ei ole ainult see. Mõnes mõttes, kui liiga palju tähelepanu panna kohe selle asja peale, siis see tähtsaim asi jääks võib-olla isegi pooleli. Jeesus otsib, Jumal ise otsib, Isa taevas otsib, et Kristus saaks kuju koguduse sees. Et meie moraalselt igatepidi loomu poolt oleksime nagu Jeesus. Et me esitaksime Jumalat, nii nagu tema tahab, et me esitaksime teda. Et kui inimesed väljaspoolt, nad näevad meid, nad näevad üks osa Jumala riiki, nad näevad taevast. Sest taevas, saad aru, Jumala vägi, koosolek koosneb inimestest. Aga saad aru, et see tähtis asi ei ole lihtsalt inimesed tulevad kokku, vaid et Jumal tuleb alla. Hoia koht, siin me peame kuskil momentaalselt lõpetama. Aga hoia koht siin Kolossaste 4 korraks. Ja vaata korraks tagasi Efeslaste 2. Salm 10 ütleb niiviisi, sest me oleme tema teos. Ütleme kõik koos tema teos. See on tähtis teema, et me oleme tema teos. Sa ei ole enda teos. Sa ei tohiks olla enda teos. Amen. Me võime olla need, kes valitsevad A ja O, me oleme enda isand. Me võime kõik tuksi ajada, isegi kui me pärime tervet maailma, isegi kui me vallutame terve finantsliku turu ära, aga jääme kuivale selle kohta, mis Jumal päriselt on tahtnud meie jaoks, me oleme läbikukkujad. Sest kui me kukume läbi sellest, mis pärast me päriselt siin oleme, kui me selles kukume läbi, siis nagu Jeesus ütles niiviisi, inimene võib tervet maailma võita, aga mis kasu, kui sa teed kahju oma hingele. Teine evangeelium ütleb, et inimene kaotab oma hinge. Efeslaste 2, sest me oleme tema teos. Kristus Jeesus loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Salm 2 edasi, või peatükk 2 edasi. Salm 19, sest nii, et ei ole te siis mitte enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi, milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks isandas. Vaata, et me oleme hoone. Me peame olema kokku liidetud. Olles kokku liidetud, me alles saame kasvada. Sa ei saa hoone ehitada, kui kivi ei ole kivi kõrval. Kui kivid on laiali, sul võib olla 5000 kivi, mis on lihtsalt laiali pillutatud, aga see veel ei ole hoone. See veel ei ole see tempel, mis Jumal otsib, kui inimesed on killustatud. Lihtsalt laiali. Ja ütleb siis niiviisi, et see kasvab pühaks templiks isandas. Kasvab pühaks templiks. See tähendab, et ta ei ole veel see püha tempel, mis ta otsib, enne kui ta on kasvanud. Jumal otsib säärast templit, mis on see täideminek kõigest, mis on räägitud Vanast Testamendit, kui see hoone, telkhoone ja see tempel sai ehitatud, kus ta tuli oma auhiilgusega kohale. Kas sa tead mis? Jumal ei taha lihtsalt külastada meid ja õnnistada mõned üksikud koosolekud. Ta tahab nii tulla alla niiviisi, et sa ärkad ühes sellises pühavaimu muli sees üles, mitte mullus, pühavaimu osaduses kohe. Ja ta saab õhutada sind ja kõnetada sind ja julgustada sind ja tervendada sind ja saad aru, need asjad, mis on häirinud meid ja takistanud meid, need auravad ära tema auhiilguses. Sellepärast samas kontekstis ütleb, et kuningad, saad aru, president on hõivatud, ta üldiselt ei pane tähele, mis toimub kogudustes. Sellised tähtsad inimesed, nad ei lähe ise poodi. Saad aru, see on keegi teine, kes läheb poodi nende eest. Kui nad lähevad poodi, keegi jätavad rahule. Et nad hakkavad siis tavainimestega liikuma niiviisi. Saad aru, et see peab olema tõeline Jumala raputus, et kuningad mitmuses hakkavad tulema. Ja riigid selle aupaistuse juure. Aga see räägib auhiilgusest, mitte ainult imedest. Imed toimusid apostlitegude ajal, aga need riigi ülemad jäid eemale veel. Aga me räägime ühest liikumisest, mis haarab neid juhte. Osati on juba see toimunud mõnes teenistuses,
Dr. Jonathani teenistuses. Ta läks Uus-Guineasse, see president, see Papua Uus-Guinea president, nagu ta veeres selline suure punase vaiba temale välja niiviisi, kui ta astus sealt lennukest maha ja president ise saatis ühe entourage'i niiviisi temaga koos, et minna koosolekule ja president ise läks tema koosolekule ja istus seal esireas oma kabineti või tähtsamate ülematega. On see võimalik? Jaa. Ja kus riik saab sellisel viisil ka avama Jumalale, seal saab toimuma iseäralisi selliseid imesid hakkavad toimuma ka. Seal oli vulkaan seal. Nii, ma olen kuulnud, et inimene räägib puule. Ma olen sageli rääkinud lennukites, kui hakkab see nagu, ma tean, mis see turbulence on. Turbulence. Lugematult korda niiviisi, ma olen lihtsalt vaikselt. Sa ei taha terve lennuki tähelepanu tõmmata ja ma ei taha ka. Mitme asja pärast võib-olla isegi. Võib-olla iga põhjus ei pruugi olla kogu aeg hea. Vaataval me oleme liiga tagasihoidlikud. Aga nii mitu korda olen ütlenud lihtsalt kuidagi vaikselt, et Jeesuse Kristuse nimel. Saad aru, mis Jeesus tegi, kui see lained tulid ja tuul? Ütles, et vait. Ja see tuul raugis või meri nagu läks vaikseks. Ja mitu korda on see toimunud niiviisi, kus lihtsalt ütlen Jeesuse Kristuse nimel. Ma käisin, et see turbulents lahkus, et oleks rahulik ja vait see nagu atmosfäär siin. Ja ma ei oska lugeda, kui mitu korda see on läinud niiviisi ja ma ei räägi, et kuskil pool tundi hilja läheb. Ma räägin, et see läheb niiviisi, isegi kui kapten ütleb, et järgmine pool tundi või umbes niiviisi meil saab olema väga konarlik selline sõit ja see hakkab ja tegeled selle asjaga ja vähem kui 15 sekundit läheb mööda, vähem kui 30 sekundit läheb mööda, see on täiesti vait ja ei ole ühtegi asja enam. See on toimunud korduvalt. Mõnikord ei ole. Vähe isegi. See on võimalik. Mis juhtus, kui see ei olnud kogu aeg see on võimalik? Ma võib-olla olin vales tujus. Saad aru, vahel sa haakud usus ja vahel sul on raskem haakuda usus. Aga see potentsiaal on seal, et me võime usus haakuda kogu aeg. Ja Jumal tahab meid tuua sinna, kus me peame isegi pingutama, et see tuleks loomulikult. Kui Jumala osadus on lähemalt, see on kergem teha üks usupalve. Ja sellest on, mis see jutt on siin ka. Halleluja. Kus ma olin just enne, kui ma hakkasin selle lennuki jutust rääkima? Vulkaan. Ja, et seal oli üks selline vulkaan, mis ajas tahma mööda seda tervet pealinna. Niiviisi, et lõpuks nad pidid sulgema selle lennuvälja. Ja see tõsiselt hakkas mõjutama või selle nagu linna tegevust, pealinn. Ja küllalt suur linn ka, ta ei ole väike linn. Ja siis, ja kuskil siis selle koosoleku keskel niiviisi, ta kuulutas välja niiviisi, et see vulkaan jääks rahulikuks ja vait. Nüüd, probleem oli nii, et see tegelikult oli pursanud seda lava. Olid pursanud seda päris tükk aega ja tahma ja suitsu niiviisi. Juba 2 või 3 nädalat oli see aktiivne, kui mitte kauem. See oli kindlasti nii palju. Ma mäletan see. Ja siis, kui ta kuulutas niiviisi, see asi jäi vait. Halleluja. Ja riik pani tähele. Ja siis ta andis teise tunnustähele, ütles niiviisi, et kui ma lahkun sellest riigist. Ma tahan, et te saaksite aru, missuguse mehega meil on tegemist, kui Jumal on saatnud sellise mehe Eesti, et see panus, mis tema kannab, tuleks sinule ja minule ohtralt. Ta ei ole lihtsalt mingisugune algaja juku, kellel lihtsalt on suur kogudus seal kuskil, aga lihtsalt tuleb iga sama sõnumiga, mis kõik teised tulevad, isegi kui tal on suur kogudus. Mõned reklaamivad ennast lihtsalt sellepärast suur kogudus. Suur kogudus ei tähenda, et sa oskad midagi ütelda prohvetikult kehtivalt. Sa oled hea manager, kindlasti sa oskad jutlustada ja sul on võib-olla arvata häid asju öelda, aga see ei tähenda, et sa tuled Eesti jaoks sõnumi, nüüdisaegne sõnum, mis on selle riigi jaoks. See ei tähenda, et sa on isegi läkitatud Eesti päriselt. Mõni tuleb lihtsalt, raha on, läheb. Ja see on tehtud palju. Ta ütles niiviisi, see oli selline põud ka, hästi kuiv aeg põud ja
vihma ei olnud, ei tea kui mitu kuud. Ja siis ta ütles niiviisi, et peale 2 tundi peale, kui ma lendan sellest kohast välja. See on hea, et ta ei ütlenud 2 tundi enne, sellepärast, et muidu ta ei oleks välja saanudki. Sellepärast, et seal kohas, kus hakkab paduvihma sadama, siis tead, riik sulgeb teisele eesmärgil või teise põhjuse jaoks. So ta kuulutas siis, ta ütles niiviisi, et 2 tundi peale, kui minu lennuk tõuseb, tuleb vihma teie maale siin. Ja terve riik pani tähele, kui läks 2 tundi täpselt. See oli täiesti sinine taevas, kui ta lahkus lennukiga. Täiesti sinine. Polnud lootustki, et kuskilt riigi otsast tuleks Nad ei ole pilvegi näinud juba mitu kuud. Ja sellise röömsa sinise taevaga, meie mõttes röömus, oleks, et annaks rohkem. Keegi ütleb, et globaalsoojenemine. Mina ütlen, ma elan Põhjamaal, lase aga tulla. Ja. Osa sellest on propaganda niikuinii, sul päris ei ole vaja midagi karta, et meil tulee uus jääaeg, enne kui Jeesus tuleb tagasi. Sul ei ole päriselt vaja muretseda. Nüüd, see selleks. Sa võid selle üles kirjutada. Siis tuli paduvihm niiviisi, et kes ei uskunud teda ja jäid sinna veel, kes oli vaja ära minna niiviisi, aga jäid sinna, nad jäid täielikult kinni 2 päeva, nad ei suutnud ära minna, sellepärast, et vihma tuli nii palju. Aga see algas 2 tundi peale, kui ta lahkus. Vastavalt, mis Jumala mees ütles. Saad aru, kui Saamol ütles, Jumal ei lasknud tema sõnad maha langeda, ilma et nad täituksid. Läks täide. Seal on mõni inimene, niiviisi ka. Tead, kui su elu hakkab rohkem ja rohkem meeldima, teatud armud, teatud eelised, teatud õnnistused, teatud üllatused hakkavad tulema sinule. Jumal tahab meid sinna tuua. Kas keegi saab aamen ütelda? Kus lõpetada? Tuleb lihtsalt lõpetada. Ma arvan, et aitab. Siis tuleme tagasi õhtul ja me tuleme tagasi siis Galaatia 4 ja Kolossaste 2, sest et me läheksime edasi, aga ma tean laste kavadega ja magamistega ja mis iganes, et me ei taha nagu tekkida sellist pahandust. Et me tuleme siis tagasi ja me räägime, me võtame sellest kohast edasi täna õhtu. Kiitus Issandale. Amen, amen.